teen teile kiire ülevaate, mis võimalused Simpleboxis on. Näiteks kõigepealt, kui klikite üleval vasakul logol, siis tuleb nii-öelda dashboard ehk siis ettevõtte ülevaade. Ettevõtte ülevaadet saate ise muuta, klikkides siin üleval paremal muuda ettevõtte ülevaadet. Ja siin saate näiteks vajalikku asju ümber lohistada ja endale sobivamaks muuta. Partnerite all leiate lisaks kontaktidele, märkmetele ka kliendid. Saate klientide infot muuta ja ka uusi kliente lisada. Aga näiteks kui müügiarvet või ostuarvet sisestate, siis automaatselt ka sealtkaudu saab uue kliendi või tarnija lisada. Tehingute alt näete müügiarveid näiteks, pakkumisi, ostuarveid, aga saate teha ka laekumisi ja makseid. Müügiarvete vaates ja üldse nimekirjade vaates on kindlasti üks hea koht selline asi nagu täpsem otsing, kus saate otsida nimekirjast kas siis arveid või dokumente, mida parasjagu vaja on. Selle kohta on ka eraldi video tehtud. Siis on nimekirjade vaadetes on üleval paremal on selline asi nagu toimingud, kus saate muuta näiteks nimekirja veergusid, mida teil rohkem vaja on ja maha võtta seda, mida teil vähem vaja on. Võtame näiteks müügiarve lahti, siis nii müügiarve vaates kui ka uut müügiarvet luues on üleval paremal samamoodi toimingud ja saate kõige tihedamini kasutatavad toimingud endal lemmikuks märkida. Näiteks on võib-olla olulisem, et saada arve välja ja saada arve välja nupp siis ilmub siia ülesse. Siia mahub 2 kiirvalikut, siis saate ülevalt paremalt saate keelt muuta, seadete alt saate veel keeli lisada siia, kui soovite. On olemas postkast. Postkasti tulevad teated Simpleboxi poolt, mõned olulisemad, mõned vähem olulisemad. Siit saate neid hallata ja lisada ka teavituste seadeid. Teie profiil. Siit saate välja logida ja minu profiili alt saate muuta näiteks enda paketti ja arveldamist. Kui võtate arveldamine, siis siit saate muuta tellimust ja hallata ka enda ettevõtteid, kui neid on mitu. Hetkel läheme tagasi, siit vali ettevõtte alt, võtame uuesti enda ettevõtte. Kui on soovi uut ettevõtet lisada, siis siit saate uue ettevõtte lisada ja valida uue paketi ja arvelduse. Siis raamatupidamise all on kõik vajalikud raamatupidamistoimingud, kontod, kanded, saate pearaamatut, kasumiaruannet vaadata, käibemaksuaruannet vaadata ja esitada. Palkade all on palkadega seotud info, ladude all on näiteks artiklid. Artiklite vaates saate lisada lisaks mingitele toodetele, saate ka näiteks teenusartikleid lisada, et kui esitate näiteks arveid pidevalt, ütleme enda teenuse kohta, on see siis programmeerimine, raamatupidamine, disainitöö, siis saate siia alla need teenusartiklid sisestada, et ei peaks iga kord käsitsi uusi lisama. Raportite all on kõik olulised raportid olemas, näiteks müügiraport, müügireskontro, tööaja raport, põhivara raport ja nii edasi. Ja seadete all saate näiteks kasutajaid hallata, kasutajate tegevuste ajalugu vaadata ja kasutajagruppe hallata ja nii edasi. Lisaks ettevõtte profiil kindlasti, mis üle vaadata, siit saate logo lisada, keskkonnaseaded, soovitame kindlasti üle käia ja vaadata, juhendid on meil kõikide seadete kohta olemas. Siin praegu pikemalt võib-olla ei peatugi, kui ainult näiteks arvete seaded. Saate arve numbrivalemit muuta, maksetähtaega ja siin on allpool olemas ka näiteks arvete dokumendi põhjad, et kui soovite kujundust muuta või mõnda muud põhja kasutada. Et saate ise ka uusi kujundusi luua. Ja kindlasti on siit oluline ka liidestused, mis muudab tarkvara kasutamise oluliselt automaatsemaks. Et kui ei ole veel liidestusi aktiveerinud, et siis pangaliidesed on kindlasti olulised, e-arvete liidestused, kui on tegemist e-poega, siis e-poega saab liidestada ja EMTA-ga, et saata KMD ja TSD deklaratsioone Simpleboxist automaatselt. Kui soovite e-arveid saata, siis saab siit ka e-arvete saatmise aktiveerida ja Simpleboxis on e-arvete saatmine tasuta. Ja sellega kiire ülevaade on läbi.